See the pyramids along the Nile. Watch the sunrise from a tropic isle. Just remember, darling, all the while you belong to me. Teist võimalust pole. Kirjutad just nagu Suumani sass. Sein, sein, sein. Seejärel Sartre. Hiljem Jahmud ning lõikab näkku. Jõgi nimega Emajõgi. Sügis sülitab Tartus traadina tagasikätt. Arm kasvab lihaks. Samad lilled ning lehad. Oo Ofeelia. Vesi roos lehkavas suus. Jõge enam ei vaata. Ta ju alati uus. Sokrates undina ulub. Halapajudes võib-olla vist. Selles sügises veel ei koole. Selles sügises edasi elad. Kuldsete lehtede all. Kogust vihkamiseta 1995. Kogust mäel, mis mureneb, Eesti raamat 1997. Tuumtühjas äraspidi ajas paar poissi põndakul. Ei hääles nad, vaid kajas, need poisid põndakult. Ei öelda või, mis vaja, neil poistel põndakul küll keegi sellest ajast, kus poisid põndakul. Hääl teadmisest, kui kajaks, neis poistes põndakul, nad kõngeksid ses ajas, kõik poisid põndakult. Toomel 3. Kristjan Jaak Peterson. Poiss peab minema mäest, märsita, meeleta, maata, pagema võimust ja väest, kepita, keeleta, käeta. Nõnda nad kaovad käest, pagejaid päästjaks oota, tuhmuvas taevalaes õhtu veab verist noota. Mäe pääl vaid huitab hääl, hääl, mida keegi ei usu, kellana kumiseb sääl, tumenev telliserusu. See on nüüd kogust mäel, mis mureneb ja 1990, mitte 97, nagu ennist olevat ma öelnud. Pontoonsillal. Koerakorjus Emajões hulpis kui inimsilmas. Üksik olin ma mees, kui ei keegi siin ilmas. Üleujutus varitses linna, mina luurasin laugude alt, kes võisid ära minna. Trotuaaridel mustas asfalt. Mina tõesti ei võinud minna. Ei kura, ei hüva kätt. Mul vesi lõi järsku ninna, siis andis tere kätt. Nõnda must pudenes orjus, korjus õõtsus veel vees. Olin olemas üksnes olnud, nüüdsest varjude mängumees. Mu silm sihtis üles taeva, peni ulus sääl silla pääl, ta ulgus uskmatus vaevas ja tal oli minu hääl. Jõgi linnast läbi, kogust teise üksinduse aegu 2018.
valguse tulek sellesse linna on võimukalt värdjalik. Alguses öö hiilib, pärast päev kiirgab ning kell raetornis lööb lõpmatult aega, ehast koiduni, päevast päeva, elust surma. Ruunitud Tartus, sest sa elad tema ihus, millest moodustub puur ning supilinn sinus, planguvärvina pruun ning tähtverast ära minnes üle jõe maitse on suus. Läbi põletab kaitsmed hetkel, mil raagus on puud ning pudel haljas on pihus. Ajas, kus hallineb juus ning armastuse jälle su sulub uskmatult midagi muud. Punk polegi enam lahe, kogust Sina armasta mind, 1993. Sinu nägu on nutust ja naerust, minul vasest ja paest. Sina jutlustad unustamatust, mina armastan naermata. Minul taevas on teises tõukes, nihkes, ütlevad ülemad. Mina olen ka pungita põikes, üdita üdini minemas. Sinul lehvik on juustes ning lehvib tutt kusagil tagamaal. Mina armastan nii nagu heidik, vastukaaluks ning vihaga. Hamletit ei ole enam. On vaid suve unenägu. 12 ööd ei tule enam. Lihtsalt löök vastu nägu. Riigile põlguses letaalse lõpuni vabalt kulgema peab minu hing. Letaalse lõpuni vihkan ma sind. Kogust letaalse lõpuni 1999. Võimule põlguses letaalse lõpuni vabalt kulgema peab minu hing. Letaalse lõpuni vihkan ma sind. Rahale põlguses letaalse lõpuni vabalt kulgema peab minu hing. Letaalse lõpuni vihkan ma sind. Meediale põlguses letaalse lõpuni vabalt kulgema peab minu hing. Letaalse lõpuni vihkan ma sind. Te võite saada enda kätte mu küll võimu, au ja kuulsuse, kuid mitte kunagi mu mõistust, armastusest rääkimata. Luuletuskogust Sina armasta mind. Ma kaua aega luuletusi kirjutanud pole. Mul selleks puudus võib vist öelda sisemine sund. Kõik, mille najal ennast püsti hoidnud olen, on õigust öelda saamatuse hulgimüügi hind. Nii fraasi enampakkumises maha olen müünud enda. Mis kurvaks teeb, on mõtted mõnest raamatust. Oma elu mööduvat küll kõrgeks siin ei hinda, kus hääbus irooniaga ehtimas mu saamatust. Sest elust ma ei räägi siin, ei sealpool piiri. Eks suletöögi ole piiramatu võimalus ja au. Ja kui see ongi midagi, mis minu pääle heidab kiiri, see pole vähemasti loo ja skepter ega sau. Vaid arutlus me vaimuvaeses ajus. Ma meelega ei ütle ajas. Aeg ei ole uus. Nii nagu lehti tärkab kevadises halapajus. Aeg tõttab korduma ja kell on jälle 6. Mil ängki pole uus, vaid kibedus on kurvem või kirbem. Otsi sõnast mingit tähendust. Ma tean, et hommik õhtust kaugeltki ei ole virgem ning elamatus küll ei vääri kahetsust. Ei kiituski, sest rida loob vaid rida ja vihkamine armastuse piin. Mu kaaslasteks nii jäävadki vist keelmiskida ning vaikimise väärtuseta valus valge viin.
kogu mina enam ei armasta sind 1997. Mu tüdruk läheb väljamaalasele. Mulle kutsub vaid politsei. Sest pole mul autot, ei raha, räägitakse, vaid võlga mul on. Ja ilmavaadet ma muuta ei taha selliseks, mis sisse tooks raha. Isegi raha eest mitte. Seepärast viibki mind politsei ära. Mina anun, et väljamaale, mu tüdruku ukse taha. Ent võmmil on arusaam teine ning kaineris külma duši all lõpuks ma rahunen maha. Tuul tagant toome, kogust sina armasta mind 1993. Tuul tagant toome, lükkab kõik lehed lendu, kirja tähesse koole, ära armasta venda, lenda. Lendame promenaadi. jätame pingi siia. Jätame pingi alles ja tuleme siia pärast tagasi, kuniks politsei meid ära viib. Külma duši alla, seda tahaks küll. Täna läheks. Täna võiksime seda korraldada. Kollektiivne, ma kardan, et neil oli nii palju vett. Park Laide tollimaja. Aeg väepäälika valgel ratsul taganemisteedel. Sa tead ta nimetust, tead hästi tema nime. Ta maigu hommikuti hoomad hatust valgel keelel. Kui päeva järjekordset algad emakeeles. Seepärast võõrast valu hobusena ära aja. Käi parem Piisas või siis Tartus vaata. Kaarsillast mitte kaugel seisvat maja. Ta aega kuula varingute kauget kaja. Mäel, mis mureneb, Eesti raamat 1990. Kurat, kogust võõrik vend. Kurat, kuidas arusaamatult loojub päike akna ruutu. Mis tal viga elada elamata vastu ruutu. Mis teil öelda minule, kes ma olen eilne? Mis teil ühist minuga teil, kel kõik on teilne? Kurat. Kurat, kui kaugel on kuu, sinu armastus Jumal ning risti löödu suu. Issand. Sa tõmbad pistet pingule, hinge järele lohistades, õmbled me õiglust õmbluseks, taevasse vedades vea. Jumal tänatud, Jumalat pole risti löödud poegagi vist. Ristteel lahku löödi vaid maanteed, sünniks, surmaks ning saatuseks. Hannole, nõnda ta seisab sääl, nukra näoga kurb poiss, kõrgkolde pealt nõnda ta seisab, nõutu näoga. Ole tal enamat, üksnes hääl, oli tal saatus, oli tal ema. Isa ei olnud, võib-olla vist. Guns N' Roses, novembri vihast, vihmana juustes, punane rätt, täna ta tuleb. Ning minu näoga küsib, et isa, ei midagi muud, ema ma ütlen, ning nõutu näoga otsin ta silmadest õigustust. Ingli sillal 2. Mis tunned sa sel hetkel keset linna, kui hommik on raekojas, kell lööb 6 ning äkki mõistad, et sul pole kuhu minna, ka siis, kui kell lööb õhtutunniks 6. Sisenemine promenaadi. Aga kuna väljas oli lärm, siis me sisenesime juba varem ja varsti lööb kell 6 ja me ei kuule seda niikuinii. Ingli sillal 2.
mis tunned sa sel hetkel keset linna, kui hommik on, raekoja kell lööb 6 ning äkki mõistad, et sul pole kuhu minna ka siis, kui kell lööb õhtutunniks 6. Suvise lõpulaul. Jälle on suvi ja jälle on päike, jälle nad jätavad lõpule läike. Raha kui raba, kuid kuhu sa kulged, hinge ja ihu õhtusse sulgend. Põletad päevad endast ei hooli, sügisse tuleb, lapsed lähevad kooli, rõhudes rõõme ja rikkudes riime. Altilmast lööjad üles ei piinle. Sarvik saab neitsist ja neitsist naine, naisest su surma aseaine. Asemelt hüppad nii kirmunult röögid, õhtus näed hommikusöögid. Äkki on õigus, mõõk võõrast verd pihus, järsk on armastus, nugasu õigus. Head sõbrad, mul on see au, meeldiv ülesanne natukene tutvustada ühte raamatut, milles on panus ka Varblasel. Selle raamatu meieni jõudmisel on ilmselt ongi see kõige suurem teene Varblase poolt, et ta oli ühel kursusel Pestiga, Olavi Pestiga, kes on vahendanud seda käsikirja meile ja tänu Varblase ja Pesti headele suhetele on nii mõnigi raamat meile veel ka varem tulnud. No neid oli seal terve ka. Ja ma saan aru, et loetakse väiksed katkendid siit ette ja see on siis see kursus, kes 69. aastal astus ajaloo teaduskonda ja elas uues Päntris toas 116. Ja seal põhitegelased olid Mart Kivimäe, Olavi Pesti, Heinart Puhkim, Toomas Taul ja Hannes Varblane. Nemad on ka need, kes selles raamatus sõna võtavad. Põhitekst on Toomas Tauli poolt, millele alapealkirjad on pannud, et see on stsenaarium ja on selline hästi poeetiline tore tekst. Ja selle toimetamisega minu arvates seal praktiliselt ei olnudki vaja toimetada, see oli juba Pesti poolt ära, Ulfi poolt ära toimetatud. Ta on järgmine nädal läheb ilmselt trükikotta ja ma arvan 6 aja pärast siis on valmis, kui huvitab see, et millal ta umbes ilmuda võiks. Aitäh! 7. peatükk. Peahoone kella all. Hinnatud kirjandid antakse autoritele tagasi. Ühena esimestest saab oma töö kätte keskmist kasvu sale, pikkade, sirgete, ronkmustade juustega noor härra, kes on minust aasta või paar vanem. Kõlavad ülivõrded, ronk jõnksab tänades peaga järsult ettepoole ja siis kohe tagasi, nii et juuksed lendlevad. Mees teab, mis ta väärt on. Hiljem selgub, et lind küll, aga mitte ronk. Hannes Varblane. 30. peatükk. Ma kardan Varblast natuke. Aga kes ei kardaks? Kooriproov, mistõttu jään esimesele kursuse õhtule hiljaks. Õigemini jõuan kohale siis, kui see on sisuliselt lõppenud. Sisuliselt tähendab, et neiud istuvad kohkunud nägudega seina ääres, noormehi ei paista, kui mitte arvestada Ulfi ja Varblast. Varblane marsib neidude ees veidi tuikudes edasi tagasi ja sajatab omas keeles. Ta on kõik neidude kaelas rippunud ehted puruks rebinud. Ulf, kes on ühtlasi Pest, lebab standardsel reformvoodil, aga mitte pikuti, vaid risti. Jalad toetuvad põrandale. Jalgadest paremal on makk. Otse jalgade ees on loik. Pesti magu on reageerinud. Ma ei saa aru, kas Pest vaatab lakke või näeb lage. Silmad on igal juhul lahti. Makk mängib äpiroudi. Hakkan loiku koristama. Ootamatult teeb Pest avalduse. Ainult Beatlid. Taul ja okse on minuga. 44. peatükk. Ootamatult selgub, et ülikooli spordihoone ehitamine Käärikul on seiskunud. Appi tulevad üliõpilased.
Käärikul süveneb mu hirm varblase ees veelgi. Varblane valdab heitekunsti. Ta heidab minuga kogemata katki äsja paigaldatud kraanikausi. Mu jalg jääb terveks, aga on mõlkis. 17. peatükk. Kummaline küll, aga seegi suvi lõpeb. Taas Tartus saan teada, et olen nüüdsest kolitud Emajõe paremale kaldale ühikasse, mille aadress on Pälsoni 14 ja telefon 2457. Tuppa number 116, kus peale minu elavad veel Puhk, toavanem, Lind, Pest ja härra M. Linnuga ühte puuri, mille eest mulle nii kõrge kategooria. Kes tõstis minu reitingut? 9. peatükk. Varblasel on tunded ja neid on haavatud. Rängalt. Teadagi kes. Selle tagajärgi kogevad kõik, kes satuvad talle lähemale kui 3 meetrit. Tigetseb, ütleb halvasti ja loeb öösiti laualambi valgel mingeid Anglo-Ameerika kirjandusi. Ei, mind see ei häiri, aga meie seas on neid, kes ei saa valges magada ja lähebki draamaks. Ühel hilisõhtul, ajal, mil kanad on ammu õõrel, aga lind aina loeb, ei püsi muidu üsna vaos hoitud härra M enam vaos ja kähistab kordi varblane. Ma lõpetan su armetu eksistentsi. Lind jätkab lugemist ja poetab härra M-i poole vaatamata põlglikult. No, lõpeta. On selge, et kähisemine üksi ei aita. Vaja on tegusid. Ulf monitoorib olukorda tähelepanelikult. Tal on jälle kõutsi ilme. Ainult silmad liiguvad. Äkki hakkab ta vaikselt kassikõnnakul värvuvoodi poole liikuma. Ulfil on käes tekk. Ta ütleb leebelt, aga kindlalt. Lind hauduma. Varblane ei viitsi end istukile upitada ja paneb vastu ainult moe pärast. Mõni hetk hiljem kaovad nii tema, laualamp kui ka Anglo-Ameerika kirjandused teki alla. Lõpuks ometi on tuba pime ja nõrganärvilised saavad tuttu jääda. Teki alt aga kostab puginat, mida tuleks kvalifitseerida naeruks. 11. peatükk. Sellest, kuidas keegi linnu poole pöördub, on kohe aru saada, mis ajast ta teda tunneb. Hannes Varblane ei õpi esimest korda ülikoolis ja enne ülikooli käis ta Nõo keskkoolis. Selliseid familiaarsusi nagu värb ja täu võivad endale lubada üksnes linnu ammused sõbrad ja tuttavad. Mõnikord pajatab lind lugusid sellest, mida ta tegi kunagi koos Paali Janni või Mattias Lille või Toominga Jussi või Müller Satsi või Skromnovi Genka või Leelo või Jüri Adamsi või Ilusa Petsi või Koodinovi või jumal teab veel kellega. Kuulan neid nimesid ja saan aru, kui tühine ma olen. 14. peatükk. Vahel juhtub, et varblane praalib. Siis saame kes teab mitmendat korda kuulda lugu sellest, kuidas tema vana onu käis kunagi keskmiselt 3-5 ratsaarmee eesotsas Saaremaa mässu maha surumas. See on küll enam-vähem kõik, kuid tähtis on siinjuures, et praalija saab ka ise aru, et ta praalib ja tal on näol võidukas irve. Ei ole ma teile mingi väike kaitsetu värvuke. Nagu kõik terved üliõpilased peab ka lind sporti tegema ja tema käib mõistagi ratsutamas. 32. peatükk. Kui keegi on metoodiline, siis on see Palamets. Ta tahab meile selgeks teha, kuidas lastele õigesti ajalugu õpetada. Palametsas on tubli annus teatraalsust. Ta räägib mõõdetud toonil, hääldab selgelt ja tal on isikupärane sõnavara.
ning ta joonistab tahvlile kauneid skeeme, mis ühendavad omavahel teisi skeeme ja toovad ilmsiks seose kõikide asjade vahel siin maailmas. Kursus vaatab, kuulab ja kannab kõik kenasti konspekti. Too audikas keemiahoone ukse kõrval on liiga väike, et tähelepanematusega silma torgata. Kõigi jaoks peale varblase, sest lind tagumises reas loeb külmaväreliselt. Kas angloameeriklasi või vene emigrante või mõlemaid. Teatakse rääkida, et Palamets on saanud tavalisest parema kodanliku kasvatuse. Võib-olla tõesti, sest ta ju näeb kõike, aga ei reageeri teatud hetkeni. Ja kui see hetk on käes, küsib ta: seltsimees varblane, kas teid see skeem ei huvita? Lind ajab end aeglaselt püsti, vaatab üle esimese rea õppejõu jalgade poole ja vastab, samuti selgelt hääldades: seltsimees Palamets, skeem viitab skemaatilisusele. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist? Sina armasta mind. Ehkki mu sisekosmose ümber on teine taevas, teine jäätumispunkt ja pind. Sellel maakeraks hüütaval lendaval laeval sina armasta mind.